Sipsik kummardas jälle ja saade oli läbi. Anu ja Mart aga otsustasid televisiooni kirjutada, et neile Sipsiku laul väga-väga meeldis. Vot jäin aga selline lugu sel korral, et läheme homme edasi, et siin on veel mitu lugu, mida sulle lugeda. Jain, me peame sinuga vestlema, et pidime rääkima videomängude teemal, et alati kui me seda teeme, me kogu aeg tülitseme. Ja ma olen tüdinud tülitsemisest ja mulle lihtsalt ei meeldi su peale kurjaks saada. Ära siis saa kurjaks. No aga kui sa õhtul liiga kaua mängid videomänge, siis sa ei saa hommikul üles. Ja kui sa ei saa hommikul üles, siis me hilineme. Mina tööle, sina lasteaeda. Ja sa tead, et issele ei meeldi hiljaks jääda. Et mis sa arvad, mismoodi me selle olukorra lahendame? Ma ei tea. Aga mul on üks mõte. 2 õhtul nädalas tund aega. Proovime näiteks niimoodi, et sina teed oma, siis sa mängid teleka mängu või mis iganes sulle meeldib. Ja ülejäänud päevadel siis teeme midagi toredat. Mängime lauamänge või mingid muud sellist asja. Lähme mänguväljakule. No, lähme mänguväljakule, väga hea. Et hakkame homsest pihta, võtame nädal aega, vaatame, mismoodi meil läheb. Ainu? Oleme kokku läbinud. Väga hea. Ja nüüd Tuttu. Võiks siis öelda, et alko- ja narkoprobleemid on ennetatavad. Ja selle jaoks peaks vanem mõistma, et piiride seadmine on pikaaegne protsess. See algab juba varasest lapseeast ja see ei ole ainult piiride seadmine ja alkoholist ja narkootikumidest, tubakast rääkimine, vaid piiride seadmine kõiges. Vanem on oma piiride seadmises selge. Teine on kindlasti oluline see, et lapse ja vanema suhe on usalduslik. Et nad mõistaksid teineteist. Sest kui seda suhet ei ole, siis ka hilisemad probleemid, mis tekivad just sellel baasil, et seda suhet ei ole, on ka nende probleemide lahendamine palju keerulisem. Ja 3. asi, mida vanemad kindlasti võiksid teada, on see, et vanemlikud oskused, kuidas seada piire ja mõista last, on õpitavad. Ei pea eeldama, et ma olen sündinud lapsevanem, vaid tegelikult see on õpitav ja see on pikk protsess. Aga mõnel vanemal võib praegu tekkida küsimus, et kui minu eesmärk ongi see, et lihtsalt laps kuuletuks mulle. Jah, see võibki olla eesmärk, aga lapsevanemaks olemine tänapäeval nii-öelda nõuab seda teadlikkust, et vanemal peaks olema võime mõelda ajas natukene kaugemale ja mõelda, kas see, mis on mulle praegu mugav, et ta kuulab, kas see aitab lapsel elus hakkama saada. Kas see aitab tal teha iseseisvalt otsuseid, kas see laps suudab öelda ei, kui me räägime ka sõltuvusainetest, et see laps, kes ütleks ei narkodiilerile, see laps, kes ütleb ei sõprale, kes pakuvad tal alkoholi või tubakat, et see laps peab olema kõigepealt kodus eisid kuulnud ja ta peab olema saanud ka ise oma eisid öelda ja seejuures ise ka kuulduks saanud. Et ta ütleb ei, ta ei taha praegu magama minna või ta ei taha arvutist ära tulla, vanem kuulab, miks ta ei taha, saab aru, et see mäng on nii põnev või sa ei taha selle pärast magama minna, et sa tahad meiega rohkem koos olla. Nüüd on aeg nii sealmaal, et tuleb ikkagi magama minna ja otsime seda aega, kuidas me koos saame olla. Ja millal on see, millal saab arvutis mängida. Nii, aga kui võtame selle toetuse, mis see tähendab toetan? No, ma armastan oma last ju, kas see pole piisav? Või vanem küsida? Ma arvan, et see toetus on hästi seotud selle mõtte ja tundemaailma mõistmisega, et mõnikord see toetus võib olla see, et ma kuulangi ja peegeldan tema tundeid. Näiteks ta kardab minna uude keskkonda. Ma saan aru, et see on talle ebamugav, ta ei tunne veel neid lapsi. Mõnikord see toetus on julgustamine. Mõnikord on see lapsega koos mingite asjade ära tegemine või lihtsalt tema kõrvalistumine, et asjadega valmis saaks. Aga milline võiks olla toetus siis, kui laps teeb midagi, mis on talle ohtlik? Siis see ongi see vanema tarkus, sest tema teab, miks see on ohtlik. Ja vanema tarkus on osata seda oma arusaama teha lapsele selgeks. Et ma toetan last siis, kui ma selgitan talle, mis on tagajärjed. Ja. Või teen nähtavaks mingil moel. Aga kui me struktuuri kohta mõne näite toome? Ma arvan, et see ongi see piiride pool näiteks, et kui struktuur ei ole näiteks siis, kui lapsevanemana see, mida ma luban või see, mida ma keelan, kui see on seotud sellega, milline mu tuju parasjagu on, kas ma olen väsinud või ei ole väsinud, et laps ei tea nagu kunagi, mida ühelt vanemalt oodata. Ja
kui on paigas mingi ajakava või päevarütm, siis see on struktuur. See, kui on enam-vähem ikkagi teada, mida aktsepteeritakse, mida lubatakse, mida mitte. Et see on struktuur. Struktuur on ka see, kui ta peseb käsi enne sööki, eks ole, kui ta paneb oma riided oma kohale. Et struktuur ei ole see, kui lapsevanem ühel päeval lubab lapsel mängida, sest tal on mugav, sest ta tahab oma asju teha, aga teisel päeval pahandab ja väga kuri ja ütleb, et miks sa magama ei lähe, et meil oli kokkulepe, et see tähendab, et struktuuri ei ole. Just. Ma arvan, see lapse tunde ja mõttemaailma mõistmine võib mõnele vanemale natuke keeruline tunduda. Mis sa arvad, kas vanem peaks teadma rohkem lapse arengust ka? Ma arvan, et see tuleks väga kasuks, sellepärast, et ma olen palju näinud seda, et vanemad ootavad lastelt midagi, mis selles vanuses üldse ei ole veel võimalik, et oodata, et 2-aastane või 3-aastane koristab oma tuba, saab aru, mis on koristamine, et see ei ole tegelikult üldse reaalne. Et see on umbes nagu taimedega, et kui me oleme porgandiseemned maha külvanud, siis me ei hakka järgmine päev seda seemnet üles võtma ega vaatama, et kas juba on idanenud või kui need 2 idulehte on väljas, siis me ka ei kaku teda üles ja ma tean, millal tuleb arvendada ja millal see saak valmis on, et üsna samamoodi on hea laste puhul ka teada, et millal üldse mida oodata, mida saab eeldada ühelt 2-aastaselt lapselt, 3-aastaselt lapselt. See on ka see, et miks mõista, et miks jonn on tähtis lapse arengus, et see on tema piiride ees seadmine ja et see aitab tal elus hakkama saada. Vanemad arvavad narko- ja alkoteemade puhul, et nad peavad rääkima ainete mõjudest. Kas see on tegelikult nii? Selleks, et see, mida vanem räägib, et see mõjuks, selleks ongi oluline see lapse ja vanema vaheline suhe. Ja ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et meie ühiskonnas on erinevaid sõltuvusprobleeme päris palju. Ja ma arvan, et see on väga seotud tegelikult selle traditsioonilise kasvatusega, kus last on kasvatatud kuulekaks ja ta võib olla kuulekas, ta võib hirmu pärast midagi mitte teha, aga ta ei ole tegelikult, kui ta ei ole olnud nagu temaga ei ole räägitud nii, et ka tema mõtteid on kuulatud, siis ta ei ole tegelikult asju mõistnud. Ja rääkimine, kui vanem nagu peab loengu, siis see ei oma sellist tulemust kui siis, kui vanem räägib lapsega ja ta kuulab ka lapse arvamust. Ja ka uuringud on näidanud tegelikult seda, et noorte jaoks on hästi tähtis nende sõprade arvamus. Ja see laps, kes on saanud kasvada enesekindlaks ja see, kellega vanem on rääkinud asjast niimoodi, et kasutanud näiteid, võib-olla on keegi tuttav, kelle lugu saab kasutada, kes on kaasa mõelnud, et need on protsessid, mis toimuvad ka lapse ajus. Et see laps saab asjadest teistmoodi aru, et lihtsalt rääkimine, et tal ei ole seda pinda. Ja teine asi, mis on selle kuulekusega koos, on see, et siis üks toimeviis sellega, kui mul kästakse midagi teha, on see, et ma kuskil teen midagi vastupidi. Et kui laps nagu on lapsest peale nagu püütud nagu alla suruda ja ta on väga kuulekas, siis ta ei oota midagi muud sellist kui suureks saamist, kui ta teeb seda, mis ta ise tahab. Ja siis ta ei kuule enam ühel hetkel mitte kedagi. Ja see on mu meelest see ohtlik koht. Et need lapsed, kes on algusest peale olnud nagu kaasas protsessides, siia ei ole ainult alkoholist rääkima, vaid igasugust erinevate asjade arutamine. Et laps tunneb, et ta on inimene, temaga arvestatakse, tema arvamust kuulatakse, et tal kujuneb see oma mõttemaailm välja, aga see mõttemaailm kujuneb tõepoolest välja kuskil puberteedieas ja see on see aeg, kui nad on vanematest hakkavad nagu eemalduma, neil on sõbrad hästi tähtsad ja vanemad jälle tihtipeale lasevad asjadel lihtsalt minna. Kuidas on sõltuvusainetega? Kas vanem peaks arvestama ka lapse vanust? Lapse vanust peaks kindlasti arvestama ja alati on oluline ka selle lapse enda tähelepanu ja huvi arvestamine, sellepärast, et meie ühiskond pakub ju tänavapildiski palju selliseid näiteid ja lapsed tihtipeale küsivad juba väikses eas, eks ole, et miks onu või tädi on selline või miks ta nii teeb. Ja juba siis on oluline seda selgitada lapsele selles vanuses arusaadavas keeles
ja väga selgelt väljendada siis ka oma suhtumist. aga kui vanem peab tegema lapsega, võiks teha kokkuleppe, et ta ei tarvita sõltuvusaineid enne, kui laps on sama suur, täiskasvanu, suureks kasvanud, et siis ta ise otsustab. aga vanem ise ikkagi aeg-ajalt joob klaasi veini või rohkemgi ja kui suitsetab, et mulle tundub, et palju vanemad kardavad siis rääkida seda teemat, nad tahavad olla perfektsed. Ka siis on hästi oluline see sõnum, mis laps saab, kui vanem ütleb, et jah, ma joon siin nädalavahetusel või sünnipäevadel veini ja ma saan seda teha, sest ma olen täisealine. Et minu aju on juba välja kujunenud ja see ei tekita mulle niisugust kahjustust. Kui sina seda teeksid, siis sinu organism reageeriks hoopis teistmoodi. Et kui vanem annab selge sõnumi või kui vanemal on olnud endal probleemid ja ta ütleb, et ma olen nii mures selle pärast, et mina selles vanuses tegin neid ja neid asju ja oma praeguse tarkusega ma ei teeks neid asju, mul on kahju, sest selle tõttu jäi mul kool pooleli või selle tõttu ma sain liiga vara lapse või midagi juhtus sellist, mida ma praeguse tarkusega ei teeks. Et need kogemused on need, mis tegelikult mõjutavad lapsi.